üleüldse on nagu tore meiki kasutada, et see teeb lihtsalt ilusamaks sind. Väga paljud nendest, kes iluvideotega engage ivad, on just pigem lapsed. Need huvilised muutuvad järjest nooremaks. Kui aasta eest rääkisime siin kanalil sellest, et lapsed on enda jaoks avastanud täiskasvanute kosmeetikatooted, siis nüüd on olemas päris nende enda kosmeetikabrändid ja tooted. Very white. Here? Purple. Which color you want for your nails? Yellow. Need on brändid, mis sihivad väga noori tüdrukuid, lapsi, kes ei ole jõudnud isegi teismeikka, ning mõni bränd pakub suisa tooteid, mis on mõeldud vanusele 3+. Ja ei, need ei ole need mängu-meigikomplektid, mis kunagi laste ajakirjadega kaasa tulid. Need on päris brändid, päris tooted ja need on vägagi populaarsed. Soovid näiteks huuleläiget 3-aastasele? Olemas. Samale vanusele meigi ja glitter komplekt? Olemas. Ja tegelikult me ei peatu vaid meigitoodete juures, vaid on olemas näiteks ka peale rullitavad parfüümid, mille reklaamnäoks ja sihtgrupiks on samuti äärmiselt noored tüdrukud. Kui vanalt üldse ennast meikima hakkasite? 5 aastat tagasi äkki. Ma olin mingi 8, ma arvan. Ma arvan, et ma olin umbes 2 aastat tagasi, et siis 9-aastane umbes. Mitu aastat tagasi. Lastele mõeldud brändid rõhutavad, et nende eesmärk on pakkuda lastele ohutuid ning eakohaseid tooteid. Nende reklaamides kõlavad tihti terminid nagu mittemürgine, naturaalne, vegan, turvaline ja veega maha pestav. Seda turgu asuti edasi arendama ka erinevate teenuste ja üritustega. Isegi Eestis tegutseb ettevõtte Meigipidu, kelle missiooni keskmes on just noorte neidude ohutu kosmeetika kasutamine. Kunagi, kui mina alustasin tegelikult juba circa 10 aastat tagasi selliste pidude korraldamisega, siis mõte oligi lihtsalt, et siuke vahva pidu teismelistele sünnipäevaks ja nii edasi, aga nüüd järjest rohkem on tulnud see hügieen ja vastandumine sotsiaalmeedia tarkustele ja kõik see pool ja näo puhastamine ja meigi mahavõtmine. Sotsiaalmeediast võib leida arvukalt videosid, kus lapsed istuvad koos sünnipäeva laua taga ja meigivad end või teevad üheskoos nahahooldust. Aga kuidas sa ütleks, kas nüüd just viimasel ajal on see huvi meigi ja üldse ka teie selle teenuse vastu kasvanud? Et kui ma ütlen näiteks 10 aastat, siis kindlasti on see huvi nagu, ja võib-olla just mitte see, et see huvi ise, vaid see, et need huvilised muutuvad järjest nooremaks. Kui me hakkasime tegema, mina mõtlesin, et 13. Tänaseks päevaks, ma ei tea, 13-aastase on meil väga vähe. Et nad tulevad ikka pigem juba nooremana ja mõnes mõttes ma mõtlen, et see on isegi tore, et kui nad 10-aastased näevad ja on nii mõjutatud sotsiaalmeediast, siis ongi võib-olla hea tuua, et korraks keegi räägiks nendega läbi ka need asjad, et nad saaks küsida oma küsimusi ja nii edasi, on ju. Et väga tihti see sotsiaalmeedia on ju see, et sa näed sealt asju, aga sa ei saa oma küsimusi küsida, eks ole. Ja isegi kui näiteks mina panen meie mingi ürituse, ma mõtlen, et okei, võtame 9-aastased, siis ma saan telefonikõnesid, et kas sa võtad mu 8-aastase vastu. Kuid mitte kõik lastele mõeldud brändid ei tegutse nii eetiliselt ja läbimõeldult. Studies confirm that nail polish, face paint, glitter, lip glosses contain a host of toxic chemicals. These chemicals are linked to neurodevelopmental harm, hormone dysregulation, and other serious, irreversible health effects to your children. Paraku on aga nii, et päriselt lapsesõbralikumad variandid ei ole tihti just kuigi kutsuva pakendusega. Aga mis tooteid te ise kasutate? Ma saan aru, teil on mingi enda tooteliin vist. Jaa, selles mõttes meil on mineraalsed tooted, lauvärvid, ripsmuduš, huuleläige. Põhimõtteliselt on see, et aastate jooksul ma olen võtnud mingid tooted, mis ma vaatan, et sobivad laialdasele seltskonnale. Sest minu jaoks on ju väga oluline, et kui nad tulevad siia 10-kesi, et siis võimalikult vähe oleks mul seda, et keegi läheb mul punaseks või hakkab kipitama, mida ju võib juhtuda, eks ole. Aga see on ka see asi, mida me õpime. Mis siis teha? Okei, ma läksin punaseks, mis ma teen? Kohe veega maha, kõik, nii, nüüd rahuneme, ootame, ei pane uut toodet peale kohe, on ju. Nii rahulikult, nii vaatad. 10 minuti pärast on kõik korras, okei, kas sa tunned ennast hästi? Ja super. Kas me kõik õppisime sellest? Jaa. Just siit algabki arutelu, kuidas tegutseda eetiliselt, kuid samas endiselt püüda selles kirevas meigimaailmas laste tähelepanu. Kui oluline on teie jaoks, milline see meigipakend välja näeb? No see on ikka väga oluline. See on ikka... Ma päris selle otsas nagu toodet ei vali, aga kui see on ikka siuke kena roosa, siis tore on seda kasutada. Mind otseselt pakendi huvita, sest peaasi, et see toode on hea ja et see aitab mu nahka parandada. Miks see huvi on hakanud nii noorelt tekkima neil meigi vastu?
See on ainult sotsiaalmeedia, siin ei ole mitte midagi muud. Ma arvan, et meil kõikidel naistel on see, et paned natukene ripsme duši või värvid huuled ära, et tekib siuke parem enesetunne. Et lastel samamoodi, et see on võib-olla siukene samm täiskasvanu ea poole, mis väikestel tüdrukutel ikka vaatad alt üles, et tahaks ka ikka suur olla. Üks tüdruk ütles mulle, et ma täiskasvanute meiki olen vähe kasutanud. Ja siis ma nagu lasin kuidagi edasi, üritus läks edasi, aga ma pärast, mis asi on täiskasvanute meik? Et kas meik ei olegi olnud kogu aeg täiskasvanute asi? Lastele mõeldud iluturu plahvatus ei tekkinud tegelikult tühja koha pealt. Paljude hinnangul sai see hoo sisse just Sephora Kids trendist. Sephora Kids trend on selline, võib-olla saabki öelda selle kohta nähtus, kus aina nooremad lapsed, et ka siuksed 10-aastased juba, käivad siis ilupoodides ostmas endale ilutooteid, mida nad tegelikult ei vaja ja kujundavad siis selle ümber tohutult suurt haipi. Et ma ei saa öelda, et kõik teismelised on nüüd nagu mingi meeletult hullud meigi järgi. Ei ole. On siuksed, keda üldse ei huvita, on sellised, kelle jaoks on nagu mingi lõbus või see on nagu mingi tore tegevus vahepeal, aga nad ei ole sellest kuidagi nagu obsessed või nagu kiindunud, aga siis meil on see mingi hulk, kes on kiindunud. Ja see on see probleemi koht. Trendi tagajärjel tekkis ka paljudel lapsevanematel mure selle üle, mida nende lapsed endale näkku määrivad. Girl mamas, if you're looking for non-toxic makeup for your littles, I came across this company. Lisaks vanematele märkasid noorte tüdrukute meigihuvi ka ettevõtjad. Eks ma arvan, et brändid nägid, et turul on miski osa on täitmata, et lastel, noortel on selle vastu kõrgenenud huvi ja leidsid lihtsalt koha raha teenimiseks. Et kas see on eetiline, jääb siis iga brändi ja iga ettevõtte enda õlgadele. Näib, et äriline huvi valdkonna vastu on õigustatud, sest laste kosmeetikaturule ennustatakse lähema 10 aasta jooksul püsivat iga-aastast kasvu. Siin on näited mõnest brändist, kellel on selles hulluses õnnestunud eriti palju populaarsust ja tõenäoliselt ka raha koguda. Pipa on suunatud 7–12-aastastele lastele, kes just alustavad oma näohooldusteekonda. Ettevõte pakub erinevaid näohooldustooteid ning nende üheks viraalsemaks reklaamlauseks on alusta noorelt. Rini tootevalikust võib aga leida näiteks loomanägudega näomaske, mis on mõeldud vanusele 4+. Rini on ühtlasi sattunud ka sotsiaalmeedias suurima vihalaviini alla. Because why should your body dysmorphia start in your teens when it can start from birth? Eva Riiden pakub aga näiteks Barbie teemalisi näohoolduskomplekte, mis on loodud spetsiaalselt vanusele 3+. Samas, kui pakis olevad käevõrud ja kleepsud on soovituslikud alates 6. eluaastast. Millal sina viimati digiprügi koristasid? Telia digikoristuspäev tuleb juba 30. jaanuaril. Kustuta digiprügi ja too vanad seadmed Telia esindusse. Registreeri kindlasti oma osalemine ka Telia kodulehel. Telia. Eelnevalt mainitud brändide puhul on meedias korduvalt esile kerkinud küsimus, kas on üldse eetiline nii väikestele lastele meigitooteid reklaamida? Mis te arvate, mis on nii-öelda sobilik vanus meikimisega alustamiseks? Ma ütleksin ausalt, et minu arust seal nagu ei ole otsest nagu vanusepiirangut, aga nagu pigem vanusepiirang, millega nagu välja minna. Ja et päris nagu 3-aastase seal punase huulepulgaga kuskil ei lähe. Minu jaoks õige vanus on siuke 12. Ma arvan, et ka kuskil 10-12 nagu vahel. Aga kas me siis peaksime laste meigihuvi toetama nendele võimalikult ohutute toodete leidmisega või peaksime proovima neid elu eest sellest kõigest eemal hoida? Aga ma arvan, et ainus variant on see, et lihtsalt õpetada. Kui sa ütled talle, et et sa oled rumal, sul ei ole vaja, siis ei jõua sa kuskile, on ju. Et aga pigem võib-olla siis just rääkida, et aga miks sa arvad, et sul seda vaja on ju, et okei, et see on mingi kollageeni, mingi seerum siin, et mis sa arvad, kui vanadel inimestel see tegelikult mõeldud on ja lapsed ei ole tegelikult rumalad ju. Kui sa sealt TikTokist õpib kõike nii kiiresti, et siis sinu asju ei õpib küll, aga lihtsalt sa pead talle siis rääkima, anna talle siis rohkem fakte, mitte lihtsalt see, et sul ei ole vaja, see ei ole sulle mis iganes on ju, või et see on kallis, seda me ei osta, et fakte.
võib-olla saab öelda, et tüdrukud jäävad tüdrukuteks, et väiksed tüdrukud tahavad ikka olla alati nagu suuremate moodi ja ega selles ei ole ju mitte midagi halba, aga seda kõike tuleb teha ja tarbida ikkagi mõõdukalt. Ohukoht on aga see, kui fookus nihkub toredalt ühistegevuselt ja harimiselt laste väljanägemisele ja teineteisega võrdlemisele. Me kõik paratamatult võrdleme ennast teistega ja noored väga palju ikkagi võtavad seda inspiratsiooni rohkem enda eakaaslastelt, et kui ma näen, et minu klassis käivad tüdrukud, kes kannavad meiki ja mina võib-olla veel ei kanna meiki, et siis ma tahan justkui olla rohkem nende moodi, mis siis, et võib-olla mul ei ole seda minapilti veel tekkinud, et ma tingimata tahaksin seda teha, aga kui ma näen, et teised seda teevad, siis paratamatult sa ikkagi lähed sellega kaasa, sest me kõik võrdleme ennast teistega. Me ei saa enam nagu sellele pidurit ilmselgelt tõmmata, et see on nagu, see huvi on lastes nii suurelt tekkinud, mida me võib-olla saaks veel teha, et natukenegi päästa või lapsi kuidagi nagu õigemale teele suunata? Ma arvan, et siin on väga suur vastutus brändidel ja influenceritel, kes on selles valdkonnas sees, et tuuagi paralleelselt selle kõrvale, et jah, meik on väga-väga tore, aga see ei tee sind ilusaks. Ilusaks teeb see, kes oled inimesena seestpoolt. See on asi, millest me kõik saame tegelikult aru, aga väga-väga lihtne on jääda selle taha, et justkui kosmeetika päästab midagi, mis on sinu sees näiteks katki. Ja ma arvan, et influenceritel ja brändidel on kohustus seda kommunikatsiooni edasi anda. Mis ma võib-olla paneks nagu südamele, on see, et tegelikult kus nad nagu raha saavad, et osta neid asju. Nad käivad koos neid asju ostmas ja selles mõttes see on nagu kontrollitud tegevus ja siis ma arvan, et see ei olegi probleem. Et nagu tal on need meigi asjad on ju ja nii, aga probleem tekib siis, kui võib-olla on tekkinud mingi tüli sellest meikimisest ja nüüd ta kasutab oma taskuraha, ostab neid asju ja võib-olla ta kuskil kuklas ka teab, et mõned asjad tegelikult ei ole talle mõeldud, aga ta varjab neid kuskil oma sahtlis või kogub sinna sahtlisse. No, need läheb vanaks ju, mis sa neid siis kogud on ju, et pigem siis minge poodi, oska talle see üks huuleläige ja see, mis ta tahab, on ju, las tal siis olla, et ei ole vast hullu, aga see, kui ta hakkab nagu peitma, et noh, siis sul pole enam kontrolli ja siis sa enam ei tea ja siis on sõbrannad targemad kui ema ja siis tekib see, et noh, seda on ka kahjuks jah. Seega küsimus ei ole enam selles, kas ja mis vanusest ilutooted lastele huvi pakuvad. Küsimus on, kuidas ja milleks me seda neile pakume ning kas tegu on lihtsalt turundusvõtetega või on seal taga päriselt soov lastele see meigimaailm turvalisemaks muuta.